Tervist, mina olen Marko, Triin Advisemani müügi ja äriarenduse juht ja tere tulemast meie Tallinna kontorisse. Ja meie oleme siis Baltimaade suurim kasutajakogemuse disaini ettevõte. Lisaks kasutajakogemuse disainile tegeleme siin ka arenduse, analüüsi ja ka teenuse disaini projektidega. Ja minu käest on sageli küsitud, millised on need 3 põhilist kasutajakogemuse või kasutajaliidese disaini viga, mida alustavad ettevõtted ja startupid teevad. UX-i osas ilmselt kõige suuremad vead on see, et alguses ei tehta sellist uurimustööd. Ehk siis ei räägita kasutajatega, ei mõelda päris täpselt välja läbi, et mis need kasutajate vajadused tegelikult on. Vaid mõeldakse, et okei, ma arvan, et minu kasutaja vajab seda või seda. Aga mis need tegelikult vajadused on, seda nad välja ei uuri. Ja üks väga oluline osa sellest on intervjuud tegelikult. Ja siin minu vasakul käel näetegi siin siis ühte intervjuude võimalikku analüüsimeetodit. Meie paneme need kõik siin ilusasti seina peale, et oleks kõik ilusasti silme all olemas. Ja see on väga hea analüüsimeetod, sest sa saad kiire ülevaate erinevate inimeste vastustest ja ütleme sellist uuringu tulemustest. Teine viga ongi võib-olla see, et ei joonistata välja kasutaja teekondi. Et kuidas see kasutaja täpselt seda süsteemi või teenust, ta võib olla mingi infosüsteem, ta võib olla veebileht, ta võib olla mingi füüsiline teenus. Et kuidas ta seda täpselt kasutab? Mis tema jällegi need vajadused on? Ja ütleme, kolmas võib-olla selline suurem asi on tõenäoliselt see, et ikkagi aetakse visuaalset disaini segamini kasutajakogemuse disainiga. Kasutajakogemust on võimalik prototüüpida väga erinevalt. Et siin on näha erinevad variandid. Sa võid teha postitite peal. Sa võid antud juhul visandada seina peale, tahvli peale, kuhu iganes. Samamoodi on sul võimalik kasutada erinevaid prototüüpimise tarkvarasid. Näiteks nagu meie kasutame peamiselt Axure RP nimelist prototüüpimise tarkvara, millega saab teha nii mobiilirakendusi, veebilehti, suuri infosüsteeme, kui siis ka kõike muud, mis sinna nende vahele läheb. Et kui me räägime siin kasutajakogemuse disainist, ehk siis UX disainist, siis seal sa võid täiesti alustada sellest, et sa räägid oma kasutajatega ja mis nende murepunktid on. Et tihtipeale, mis meie näeme, on see, et hakataksegi otsima näiteks disainerit, kes teeb sulle visuaali. Aga kui sa kasutajatega ei ole rääkinud, et mis nende need tegelikult vajadused on, siis tegelikult sa visuaalse disaineriga väga palju, uue disaineriga, et terad seal väga palju ära teha ei saa. Et kõik algab ikkagi sellisest uuringufaasist. Ja sa ise võid seda täiesti vabalt teha, et lähed, küsid, intervjueerid inimesi, mis nende vajadused on. Trendidega seda on võimalik võrrelda, moemaailmaga samuti, et trendid sul siin tulevad ja lähevad. Ja mis meie näeme on siis see, et viletsa kasutajakogemuse sa võidki saada siis, kui sa hüppad ühelt trendilt teisele. Et pigem tasubki keskenduda sellele kõige olulisemale, mis ongi kogu see uuringu ja prototüüpimise ja valideerimise pool.